Tere, mina olen Jaanus, olen meelooma mesinik ja täna meil on siis 4. osa, kus me räägime, kuidas meeloom talvel oma aega veedab, ehk siis mõdu valmistab. Meil on siis esimeses 3 osas oleme rääkinud esimeses osas inventaarist, mida selle mõdu valmistamiseks vaja on. Teises osas rääkisime siis, kuidas me selle mõdu käima panime ja 3. osas, kuidas me lisasime sellele mõdule veel lisamaitseaineid või lisamaitseid. Ja täna siis räägime, kuidas see mõdu lõpuksid kääritusnõust pudelisse jõuab. Lisaks on meil siis teemaga, kus arvutame välja, palju meil selle mõdu alkoholisisaldus on. Ajaliselt kääris meil see mõdu kuu aega. Pärast seda me lisasime siis siia maitseained, milleks oli siis apelsinid ja kaneel või kaneelikoor. Ja need olid siis 2 nädalat mõdu sees, võtsime need välja ja nüüd on 3 nädalat siis veel mõdu selitunud ja ma arvan, et on õige aeg, et see nüüd pudelitesse panna. Esimene teema pudelitega, et pudelid peavad olema kindlasti puhtad nagu kõik, ka varasemalt me oleme rääkinud, et kõik töövahendid, käed ise tuleb olla puhtusega väga hoolas, et mitte siis seda mõdu mingisuguse bakteriga nakatada ja ta ei läheks hapuks väedikas kätte ära. Erinevaid viise on, kuidas neid pudeleid puhastada. Vesi ja seep või vesi ja nõudepesuvahend on üks võimalus. On võimalik panna ka kas siis keeta neid pudeleid nõudepesumasinasse kõrgel pesuprogrammil. Aga mina siis tegin seda, et mul on nad uued pudelid, ehk siis ma võtsin nad kilest välja ja panin siis ahju 120 kraadi juurde ja lasin 20 minutit neil seal 120 kraadi juures siis küpseda. Ja tõstsin nad laua peale, panin rätiku peale, et siia midagi sisse ei läheks ja lasin neil nüüd natuke jahtuda. Ütleme, et see on siuke 2 otsaga asi, ühest küljest jõuavad nad uuesti saastuda. Aga kui ma sellesse 120 kraadisesse pudelisse hakkan kohe villima, ütleme toatemperatuuril 20 kraadi juures olevat vedelikku, siis võib juhtuda lihtsalt, et ta lööb selle pudeli puruks, sest see temperatuuri vahe on liiga järsk. Lisaks siis pudelite desinfitseerimisele on mul siin ka need kroonkorgid, mis ma olen siis ladunud ilusti kõik enda ette siia köögirätiku peale ja vana hea piiritus ja pritsin nad lihtsalt üle ja lasen neil siis siin piirituse all olla. Lisaks kasutan siis ka hüdromeetrit selle virde tiheduse mõõtmiseks. Olen seda ka juba varasemalt mõõtnud, aga vaatame, mis see virde tihedus seekord näitab, et pritsin kõik üle alkoholiga. Ja samamoodi on mul siis see pudelite täitmiseks selline automaatne pudelitäitja. Selle ma olen kõik ilusti ära loputanud, ära pesnud, lihtsalt natukene on ja veel piiritus peale kallata. Mida mul veel vaja on, kindlasti korkijat ja mul on ka siin üks klaas selle tarvis, et kui ma nüüd selle esimese mõdu siit välja lasen, et siis ma kõigepealt lasen natukene klaasi, et kuna ma ütlen, ma pritsisin ka selle sisemise poole sellel pudelitäitjal piiritusega üle, siis lihtsalt selle jaoks, et see esimene, mis sealt sees tuleb, et see tuleks klaasi, et ma ei pane seda pudelisse. Nii, pudelid on olemas, täitja on olemas, korgid on olemas, korkimise siis masin on olemas või korkide kinnipigistaja. Hakkame siis pihta. Esiti eemaldan siis selle õhuluku siit. Niimoodi, et seda siit sisse ei lähe, väga hästi läks. Nii panen selle kõrvale, toetan ta siia taha. Ja nüüd siis võtan kaane pealt maha. Räägin ka ära, miks mul täna siis see ämber nii kõrgel on. Nimelt siis mul on vaja tekitada kõrguste vahe, et ma saaksin selle vedeliku ilusti voolama. Siis mul on vaja, et kääritusanum või see, kust kohast ma seda mõdu villima hakkan ja see, kuhu ma villin, oleks siis madalamal ja mulle tundus, et see video laua alt tegemine võib-olla ei oleks nii ilus, et siis otsustasin tõsta tooli peale selle
mõduanuma. Nii, nüüd ma otsin siis õige nurga, kus kohas ma selle kätte saan kaane. Ja. Nii. Nii, gaas pealt maha, kaane panen kõrvale. Ja nüüd siis hakkab pihta, pistan selle pudeli täitja siis siia sisse. Ta läheb siis niimoodi ja mul siis eelnevate nende selitustega on, või kuna ma olen villinud ühes kääritussanumas teise, siis mul on iga kord seda sadet järjest vähemaks jäänud, nii et seekord seda sadet väga palju ei olegi, et ma panen ilusti, aga seal niikuinii on selline süsteem ees, et ta ei võta päris põhjast. Nii, panen siis selle siia, võtan oma selle klaasi, kuhu ma esimese villimise teen ja siin põhjas siis või selle vooliku otsas, nagu näete, on selline siis vedruga klapp ees, kui ma nüüd siia peale vajutan, siis saab see mõdu hakata siit läbi jooksma. Ehk siis ma vajutan ta siia klaasi põhja ja pumpan nad paar korda. Nii kaua, kuni see mõdu hakkab jooksma ja hakkas ilusti jooksma. Nii, vaatan ilusti, voolikust on näha, ilus klaar vedelik, mingit tükke sadet ei tule, see on väga hea. Nii, vaatan, panen selle kõrvale. Noh, apelsini on tunda siin kindlasti. Samuti on siin tunda siis seda kaneeli. Vaatame, mis maitse sellel on. Huvitav. Aga nagu ma ütlesin, ega see maitse, mis siin praegu on, kindlasti ei ole lõplik tulem, et selle mõdu lõpu maitse tuleb välja ikkagi siis, kui ta on juba pudelis. Ta on seal pudelis piisavalt kaua siis seisnud ja aeg teeb mõdu ainult paremaks. Esimesele laarile, mis ma tegin siis vähe lahjema, sinna ma lisasin siis juurde ka kääritussuhkrut pudelisse, selle jaoks, et saada see pudelisse mull sisse. Aga täna ma seda mulli saada ei taha, jääb ta siis ilma selle mullita ja sellepärast ma rohkem siia pudelisse midagi lisama ei pea, nii et ma eemaldan selle rätiku ja hakkan neid pudelid järjest täitma. Nii, ja süsteem on siis lihtne. Vajutan pudeli sinna sisse ja ootan, kuni ta täis voolab. See võtab päris hea jupp aega. Nii, ja mina olen siis lasknud need pudelid niimoodi, et see mõdu on siia kaela ülemise servani, et see korgi osa nii-öelda tühjaks ja nüüd, kui ma selle seadme siit välja võtan, siis minu meelest ongi selles pudelis täitsa niisugune meeldiv kogus. Nii, tegime väikese pausi villimises, sellepärast et läks meelest ära virde tihedus mõõta ja kuna pärast pudelist on seda keerulisem teha, siis ma mõtlesin, ma teen ta vahepeal ära. Ehk siis uputan selle hüdromeetrise sisse. Nii, meil oli siis 1,01. Selle paneme kirja ja pärast siis räägime, kuidas seda alkoholisisaldust arvutada. Nii, ma nüüd olen natukene seda anumat keerutanud või kallutanud selle jaoks, et sealt põhjast paremini kätte saada, aga sellel tuleb ettevaatlik olla, et seda põhjas olevat sadet üles ei loksutaks, et liiga äkilisi liigutusi ei tasu teha. Ja ennem kui ma villima hakkasin, ma tegelikult ka tõstsin ikkagi selle kääritusanumas ja tooli peale juba paar tundi varem ette. Põhjused siis selle liigutamisega nii natukene jälle see asi
muutub ja nii. Ja et see sade siis, mis on mõdu sisse laiali lennanud, et see siis jõuaks taaskord pisut paremini, pisut rohkem põhja vajuda. Tuleb tähelepanelik olla, samamoodi nagu mee villimisega, et ei tohi unistama jääda, muidu võib juhtuda, et anum saab täis ja mesi voolab üle ääre, et siin samamoodi. Ma lasen veel, tõmban selle natukene välja poole, et ta siit põhjast seda sadet ei võtaks, aga lasen vooliku tühjaks. Sellega on villimine lõppenud, panen need nõud siia, need lähevad kõik pessu. Ja nüüd siis, nagu ma ütlesin ennem, korgid on ette valmistatud. Laon siia need korgid siis peale. Nii, korgid on kõik peale asetatud ja nüüd ei ole midagi muud, kui siis kroonkorgi servad kinni vajutada. Selle jaoks ma võtan selle toreda pressi. Nii, servad on kinni vajutatud, ongi kõik tehtud. Mõdu sai ilusti pudelisse. Pudelitele said korgid peale, korgid said kinni, nii et ümbritsevast õhust enam mingisuguseid baktereid ega eoseid sinna mõdu sisse ei saa sattuda. Nii et nüüd on siis aeg tegeleda matemaatikaga. Ja nimelt arvutame siis välja selle mõdu alkoholi sisalduse. Selle jaoks on väga lihtne valem. Tuleb võtta virde algtihedus, lahutada sellest virde lõpptiheduse, mis näitab siis ära, et kui palju nendest käärima pandud suhkrutest, kui suur osa on etanooliks ümber töödeldud. Ja see vahe tuleb siis korrutada sellise konstandiga, nagu on 131,25. Ehk siis minu puhul võtan ma 1,110, mis oli meie algtihedus. Lõpptihedus, kontrollisin üle, on 1,001, lahutan 1,110 miinus 1,001, saan 0,109 ja korrutan selle siis konstandiga läbi, ehk siis korrutan 131,25-ga ja saan 0,109 korrutatud 131,25 tuleb siis kontrollige üle, aga 14,3 peaks olema siis ligikaudu selle mõdu alkoholi sisaldus. Nii et nüüd on meil alkoholi sisaldus ka teada, pole midagi muud teha, kui nüüd tuleb anda aega, et see mõdu saaks siis rahulikult küpseda siin pudelis ja mõne kuu pärast saame siis asuda degusteerima. Ja teiega näeme juba viimases osas selle mõdu sarja viimases osas, 5. osas, kus me siis seda mõdu degusteerime. Kohtumiseni!